Tere! Minu taga paistab Nederlandi või Hollandi saatkond. Siin on Hollandi saadiku või suursaadiku õigemini kontor. Kes üldse on saadik või suursaadik? No, tema on ju teise riigi esindaja siin Eestis näiteks. Ja samamoodi tegelikult oleme kristlastena kutsutud olla ühe teise riigi esindaja nii-öelda siin maailmas. Nimelt Jumala riigi esindajad siin maailmas. Ehk kristlased on kutsumuse poolest ka saadikud. Kui vaatame, mis see sõna saadik on kreeka keeles, siis on see sama apostol või apostolos. Kui me vaatame ladina keel, siis on missionär. Ehk kristlane on kutsutud olema missionär, apostel, saadik, Kristuse esindaja siin maailmas. See tundub küll kui väga suur ülesanne. Ja õnneks oleme kutsutud teha erinevaid asju. Et sul on üks asi, milleks sina olid kutsutud. Ja minul on teine asi, aga see kõik kuulub kokku ja see teenib Jumala riiki. Täna on missioonipüha. Kuuleme kirikus tekstid, mis räägivad sellest, et Jumal saadab inimesi teda teenima. Kui oled käinud jumalateenistusel, siis tegelikult on kõigi viimased sõnad, mida sa kuuled tavaliselt seal teenistusel. Minge Jumala rahus ning teeningi Issandat rõõmuga. Minge ja teenige. Meid saadetakse välja. Me oleme seal olnud jumalateenistusel, me oleme tunnistanud oma pattud, me oleme tunnistanud oma usku. Me oleme kuulnud Jumala sõna, me oleme palvetanud maailma eest ja oma ligimeeste eest. Me oleme saanud osa pühast armulauast, saanud osa Kristusest. Me oleme nagu kui oled metsas rändamas ja sul on vaja sööki, juuki. Igapäevaks eluks on meil ka sellist tuge, sellist toitu vaja Jumalalt ja seda me saame Jumala teenistusel. Ja siis teenistuse lõpus meid saadetakse välja maailma. Minge Jumala rahus, teenige Issandat rõõmuga. Ja siis kuidas me teenime, see on meie enda vastutus. Meil on erinevad ülesanded ja me saame teenida Issandat nii sõnadega kui ka tegudega. Aga meil on üks ülesande ja meil on üks Issand, kes on seda ülesannet andnud. Siin mõni päeva tagasi oli mul leeritund ja küsimusi on väga palju, väga põnev õhkkond, ma ütleks, selle leerikooli lennu kohta. Ja siis tekkis ka see küsimus, mis on elu mõte. Ja selle küsimuse kohta mul on vähemalt mõned mõtteid. Ma arvan, et saab olla väga palju vastuseid sellisele küsimusele, mis on elu mõte. Võib-olla saaks rääkida elu mõttedest. Neid on võib-olla palju. Aga minu jaoks vähemalt on üks oluline asi, et ma laias mõttes kiidan Jumalat. Meid on saadetud maailma, et kiita Jumalat. Ja selle all ma ei mõtle, et me peame igas kohas, kus me käime, peame tõstma oma käed ja
kiitma ja hüüdma halleluujat. Ma ei mõelnud päris nii, aga tegelikult selle eluga, mis me elame, nende sõnadega, mis me valime, sellega me teenime Issandat, sellega me võime ka kiita Jumalat, anna temale aud, näidata tema armastust oma ligimesele. Kui ma näen hädas olevat inimest, kas ma siis lähen tema juurde ja teen midagi tema heaks või on mul ükskõik, lähen mööda. Me oleme kutsutud teenida Jumalat, kiita Jumalat oma eluga. See annab minu elule vähemalt mõtte. Mul on ülesande, mul on saatja, ma olen tema saadik. Tunnen tihti, et ma ei suuda seda nii hästi teha, nagu tahaks. Palju teisi oskavad seda paremini. Aga ma usun, et Jumalal on siiski mingi plaan minuga ja ma olen veendunud, et tal on ka plaan sinuga. Nüüd, Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma peale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma peale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.